Minu nimi on Otto ja olen Elisa elamuse tootejuht. Kohe ma näitan teile, kui lihtne on Elisa elamust oma koju paigaldada. Karbis on kõik olemas ja igaüks saab sellega iseseisvalt hakkama. Karbist leiad juhendi, Elisa elamuse digiboksi, vooluadapteri, internetikaabli, puldi ja HDMI kaabli. Järgmisena ühendame digiboksi kaablitega. Esimesena ühenda HDMI kaabel digiboksiga ja seejärel kaabli teine ots teleri HDMI pesasse. Jäta meelde, millise HDMI pesasse sa digiboksi ühendasid. Järgmisena ühenda digiboks internetikaabliga ja teine ots ruuteri või modemi pesasse. Soovi korral võid digiboksi ühendada ka wifiga. Kui sul on kodus antennikaabel, siis ühenda digiboksiga ka antennikaabel. Ja kõige viimasena ühenda digiboks vooluadapteriga ja adapter vooluvõrku. Nüüd oleme digiboksi ühendanud. Järgmisena lülitame sisse teleri ja valime õige HDMI sisendi. Nüüd, kui digiboks on käivitunud, jätkame digiboksi seadistamisega. Esimesena valime digiboksi keele ja liigume edasi. Kui ma olen ühendanud oma digiboksi internetikaabliga, siis liigume edasi, vajutades jätka. Sul on võimalus sisse logida ka Google'i kontoga. See annab sulle ligipääsu tuhandetele äppidele. Kui sa seda kohe teha ei soovi, võid selle sammuga vahele jätta ja logida sisse hiljem. Nüüd pead järgmistes sammudes nõustuma Google'i tingimustega. Jätka, et installeerida seadmesse ka populaarsed rakendused. Enne Elisa elamuse käivitumist läbi ka viimased juhendavad sammud. Nüüd olemegi Elisa elamuse seadistamisega lõpule jõudnud. Seadistamise käigus ühendati digiboksi pult ja digiboks sinihambaga, mis annab sulle võimaluse digiboks peita teleri taha või panna ära kappi. Nii lihtne see kõik oligi.